Tere hommikust teile, täna on kolmapäeva hommik, kell on 7 läbi, natukene peale, megailm. No nii, räägi kas midagi, ütle tere hommikust rahvale. Kuulsite, piuksub, mees piuksub meil. Mõtlesin täita teile täna terve päeva. Täna on plaanis Tallinnasse minna, üks koostöö vajab tegemist. Grill. Teeks grilli täna või? Ei viitsi. Täna lähme Tallinnasse. Mis me teeme seal? Ütlesin just koostöö teema, seda näete varsti. Ja siis ma arvan, et terve päeva panen ühe päeva kokku teile. Trenni, toitumist, siis seda filmimisvärki natukene. Ujuma just ei lähe täna. Mingi tüüp seal enam ujus, ma vaatasin. Ilm on ju mega, vesi on peegel, sile. Kala tahaks püüda. Püüaks kala täna. Kuule, teeks kohe. Selle aasta esimene vise tuleb. Ega ma hakkangi ainult tegema 3 viskekaupast. Eelmine aasta näitas, et väga vahet ei ole, mitu korda ma viskan. Kala ma niikuinii ei saa. Ma panen siit kohe esimese ära teile. Ja ma arvan, teemegi ainult 3 viset, sest et ma ei tea, kala ei tule siin. Kuigi ussub poiss. Sild kõigub. Siin on mingi targad hakkavad kindlasti rääkima. Sul on kerimistempo vale ja kuule, kala on nii kiire, et selle vahet, kui kiiresti ma kerin. Ma panen siit kalda äärest ühest, et ma olen kuulnud, et kala, okei, see ei ole kalda äärest, aga kala on igal pool, keskel, kalda ääres, igal pool. Aga kas ta seastega külge hakkab? Ma loodan, et hakkab aasta lõpuks ühe, ütleme siuke 2 kilos augi saada. Lükkaks kohe grillile ära otse. Jamma on see, kui praegu tulebki, sest et mul on hommikusöögi aeg, tahaks sööma minna. Äkki tuleb panen sinna poole kohe. Tšurra vaatab, mida sa teed. Ta pole kunagi näinud, et keegi püüaks kala. Täitsa uus asi tema jaoks. Aga äkki 3. viske tuleb. Ma tunnen. Ja tead, mis ma tunnen? Ma tunnen seda, et ei tule. Miks ei tule? Nüüd on ju augi aeg, aga rohkem ma ei teegi. Sest et mis me siin ikka aega raiskame, läheme parem sööma. Hommikusöögi tegemine käib, kõigepealt paneme nagu ikka pudru keema. Paneme 50 gramm helbeid. Muna juba keeb, muna läheb natuke aega. 5 muna läheb hetkel. Mul veits oleneb perioodis ka, mõni periood söön rohkem, mõni periood vähem. Aga see oleneb sellest, mida ma kõrvale söön. Täna ma teen jälle valguputru nagu iga hommik. Sarani pudru ka siin möllab. Tal on see teine, ma ei tea, mis 4-5 vilja helbepudru. Mulle see endale väga ei meeldi. See on selline, ma ei tea, kuidagi meenutab liiga mingi kooliaega või midagi sellist, et kuidagi ei maitse üldse. Aga see tavaline kaerahelbepudru, kiirkaerahelbepudru, mega kiirelt läheb. Maitse on ka hea. See mul ei hakka üldse vastu. Seda võin aastaid süüa, iga hommik täpselt samamoodi. Ei ole üldse vahet. Aga panen veits soolapudru sisse ja natuke ka magusainet, nagu näha. Panin siia kuupäeva peale, 15.04. Hakkasin kasutama seda, et teada, kui kiiresti ma selle otsa saan. Tegelikult üritan mitte väga palju kasutada, samas polegi nagu väga palju läinud. Üle poole julgelt on olemas. Nii et nüüd veits segame, ootame ja kui pudru on valmis, siis paneme seda valgupulbrika peale. Eile tuli Nokko varusid ka ja Peerpelsi tuli uus maitse välja. Selline varsti on teist testi, nii et panen Instagrami story'sse teist testi, kes mind Instas ei jälgi, siis seal teen vahepeal selliseid igapäeva asju, näitan, mis siin paki sees näiteks on ja teen teist teste ja selliseid lühemaid igapäeva asju, trenniklippe, toiduklippe, ehk siis neid näeb Insta story'dest mul hakkab juba vaikselt valmis saama. Nii paneme 1,5 kulpi seda pulbrit ka. No niimoodi. Ja nüüd segame selle sisse. Pudru muutub ise jälle vedelamaks. Ei tea, mis teooria see on. Algus läheb paksemaks ja siis natuke pärast läheb vedelamaks. Kahtlane värk, aga suht sovi. Peas, et annab maitset ja annab valku. Võtan heaks uus golfi asjad ka kaasa. Mine tea, äkki jõuab pärast golfist ka läbi. Et kui juba Tallinna poole minek on, siis võiks ju jõuda golfist ka läbi. Et sama suund on. Paneme mõlemad golfikotid peale. Saran tuleb kaasa. Peame istme alla paneme need 2 tükki alla siit. Paneme kõik alla. On nii. Mega mugav vaidud nuppu ja istmed ise lähevad. Paneme täna niimoodi. On nii. Ma arvan, et tegelikult mahuks nii ka, et ei pea istmeid alla panemagi, aga nii on nagu parem, ei pea suruma.
ega need golfikepid on suht õrnad, ei taha neid kokku suruda, eriti need driverid. Karbon varred asjad, et kui surud ja mingi kõks käib kuskil külje pealt, siis ega ta on poolest ka. No nii teeme kõigepealt survaga väikse tiiru ennem ära, ennem kui sõiduks läheb, surjab meil täna üksi koju. Ehk siis on hea, kui ta natuke väsitada, siis tal on mugavam päeval olla, saab rahulikult magada. Oi, kus talle meeldib jalutada. Eriti meeldib on usutada igast puid ja poste ja no praegult on täitsa rahulik. Hommik ka, post on väsinud alles. Me rokka vaatame siin uus Vapiano avatud. Läheks vaataks järgi, lõunaks mingi pasta näiteks, päris uhke ka siin. Täitsa nagu uus värk, ma mäletan, mis siin ennem oli. Nii Saran juba teab, ta võtab kindla peale risotto, see on ta lemmik, jätka. Ja nüüd mul läheb natuke aega, ma veel ei tea täpselt, mida võtta. Nii, ma võtaks siit lõuna pakkumisel, äkki saab kiiremini vaata. Paneme siit selle pasta, see ongi juba sobib ja jätka juustuga, muidugi rohkem juustu. Ma vajan ikka, et oleks chilline. Keskmine. Olemas. Maksame ja loodan, tuleb 5 minutiga. Nii, pasta on kohal, tundub mega mahlane ja täpselt siuke, mida ma täna tahan süüa, nii et head isu mulle. Näitan Sarani seda risotot ka teile. Opa! Kuule, ma ei tea, järgmine võtan võib-olla isegi risotto. Käisime nüüd seal sofa service'is. Ma ei suutnud ühtegi videot YouTube'i sealt teha, sellepärast, et ma olin suht sellises elevil, ma ütlen. Väga äge poodil, ma pole sellist, kuidas öelda nüüd, mis asi see on see, nimetan seda, mööblipoodi või ei ole mööbel, see oli diivanid ja voodid, sellist nii-öelda peent või uhket või nagu mõnusa feelinguga kaasaegset asja näingi, et mulle alati tundub, et selle uue mööbli valimine, diivani ja voodi tundub siuke protsess, et ebamugavad palavad poed, siuks kitsad, ega see tavaliselt midagi ei ole, aga see oli siuke pood, et seal nagu kõik meeldis. See uskumatu ja nagu päriselt meeldis, see ei ole nii, et ma lihtsalt ütlen selle pärast, et ma pean ütlema, ma ei pea midagi ütlema, võin öelda, et mulle meeldis. Aga ei, see oli väga äge, uskumatu, ma saan äkki mingi klipid panna siia vahele, tegin püstipidi, seal need videosid teises formaadis, aga ma arvan, noh, mida ikka tahada näha, eks ju, mis ma tegin seal poes. Üliäge ja no, ma ei tea, unistuste voodi tuleb sealt. Nii et varsti näete juba, mis see tegelikult tuleb seal koha peal, täpselt sellist ei olnud, me teeme natuke ümber selle suuremaks ja noh, timmime. Selle asja poe juures mul nii meeldiski see asi, et sa nagu ütled, et kuule, siin ei ole päris seda asja ei ole, pesukast ei ole. Teeme, kõik asjad teevad. Põhimõtteliselt, mis sa tahad, nemad teevad, sa ole lihtsalt inimene, ütle, mis sa tahad saada. Mis värvi, mida iganes, mis materjali, mis madratsid, no täitsa uskumatu pood oli see sofa service, nii et kui sa parasjagu otsid endale uut voodit või diivanit või ma ei tea, madratsid ühesõnaga, siis mine kohale A1+ veel, miks tasub sinna sofa service'i minna. Seal ei ole sellist asja nagu, et sul mingi teeninda hinga kuklasse kogu aeg, tead seda tunnet, et oled autopoes, lähed autopoe uksest sisse, siis kohe mingi müügimees, opa, no nii, sulle ma müün midagi maha, siukest asja ei ole seal. Seal on nagu drive-in'i, lähed sinna, ise valid, ise pikutad, vaatad, oled kaua tahad ja keegi ütleb, et kuule, ostad ka, siukest asja ei ole, nii et ühesõnaga soovitan minna, mega koht. Uskumatu, ma saan sealt oma lõuvoodi, tahaks juba saada, tahaks näha, milline tuleb siis lõpuks. Oi, see tuleb hea, ma tean. Vaat ühesõnaga jah, ma panen nüüd teile paar klippi siia jooksma sellest poest. Ulmekas. Kuule, siin on eriti hästi, et mulle meeldib kogu aeg tööd teha, telefonis olla, 2 pistikut, üks on läpaka ja üks teine on telefonis, 3 lambias ka. Kuule, see on ka ikka potentsiaalne, kuule, nüüd läheb küll raskeks. Ma ei tea, kas ma pidin üldse siia tulema, see netist ära teil palju lihtsam on. Aga koha peal on nad veel ilusamad. Oi jumal, siin on veel nii palju kangaid asju ka. Võitan mulle raskeks, nagu kommipoes oleks. Minotsioon on küll selline, et ma viskaks siia pikali kohe või siis see tundub ka väga mugav. Jube ilus väljapanek on küll, kõik on selline kutsuv. Ma mõtlesin, mul on valik lihtne, aga tuleb välja, et ei olegi enam nii lihtne, kui nii ilus ja lai ja värviline valik on. Testime, siin pidi olema extra hard, ehk siis extra hard madrats, nagu ehk siis mulle äkki midagi, sest et raskemad poisid peaksid olema raskema või no kangema madratsi. Opa, ma arvan, siit kuidas see on veel parem tükk. Kui mul padiga vaadata, nii ongi te kõige õigem. Sa võid ise testima ära, milline voodi sul meeldib. Ega see pool niimoodi kiirustades, siis ei midagi. Ja tuleb ikka silm looja lasta.
Ossa, siin juba selle nurse peal mõtlen. No nii, tulime korra raest ka veel läbi. Golfikotid olid autos, nagu te nägite alguses. Mõtlesime, äkki jõuame. Et siis on hea pärast pool tunnikest ja tunnik oleneb palju aega on natuke reinsil lüüa palle ka, sest et kaua ei saa olla, koer on kodus. Natuke tahaks, sest et homme jälle ei saa tulla. Homme on õel sünnipäev. Kogu aeg ei saa ainult sporti teha. Nii, panen paar purakat ka. Tahaks driveri ka lüüa, ma arvan, et jõuab. 187 meetrit raud 6-ga. Paneme üle 2 sotti ühe. Oppa! No nii, ilus löök. Mis ta näitab? Siin läheb üle 200 või lähe. 216 meetrit raud 6-ga. Ma ei tea, ma arvan, et siit kannatab veel juurde panna. No nii. See oli kõik purakas. No. Vaatab, palju tuli. Ma arvan, nüüd võib minna driveri peal üle. No nii, selline löök siis raud 6-ga. Pole eba. Oi, see oli ilus. Otse, kõrgele ja kaugele. Nii nagu ongi vaja. 299 meetrit. Saaks 1 meetri veel juurde, olekski päev korras. Aga ei, siukse löögi võib ka rahul olla. No nii, täiesti jõudu ei ole. Paar päeva tagasi tegin 200-ga 3x3. Polnud probleemi üldse, saaks 400 teha. Aga praegult on, mis siin peal on, 100, oota, mulle aju on koos juba, 50, 140, 160, okei, no ei olegi nii vähe. 160-ga esimese seeria tegin 2 kordust. Nii raske oli, rohkem tegi, panin kange ära. Võtsin selle aparaadi appina, sest et no ei jõua teha. Ja ajab tuju nii ära, sest et päev oli nii väsitav. Filmimine, palju sõitmist, palju istumist. Ja ma peangi selle slingshotiga tegemist, muidu mul läheb tuju eriti nukraks, kui see mingi 200 hakkan tegema. Eks see on mul väikse niisuguse plahvatuse vähemalt ja ma saan selle kangi ilusti üles või juba mingi 6 kordust lebolt ära teha. Aga näe, vaat, mul ka on ikka päris palju neid sittasid päevasid trennis just. Muidu päev oli väga hea. Aga trennis on küll, ma ütlen, tuju on nii nukker. Nagu mingi esimeses klassis aast tagasi. Oh, vaadake nüüd, kui nõrk ma olen. Oi, blin. Oi, jumal küll. No jah, sa vaatad, kordu tuli, aga selle ära võtad siin alla ka. Ehk siis rohkem ma täna trenni ei näita, sest et pole siin midagi näidata. Kuidagi pigistan ära selle hea küll, et tehtud. Hea küll, paneme kinni selle asja. Praegu läheb õhtuks siis tavaline lõunatoit, sest et lõunal ma käisin väljas söömas, sõin seda pastat, nagu te nägite, ehk siis õhtul läheb see, mis pidi tegelikult lõunaks minema. Muidu ma sõin õhtust enamasti kana. Mingi, ma ei tea, tatraelbega või pataadiga või midagi sellisega. Aga ei, vaheldaks päris õhtul süüa seda lõunatoitu. Nii et hea tisu. No nii, uus hommik käes. Kell on, mis ta näitab? 8:34. Paras aeg. Opa, noko lahti teha. Veits monteerin seda videot, mida te, ma ei tea, ma arvan, püha peal näete. Eile alustasin siis, vaatan palju seda materjalis kokku tulevad, vähem lonksu ka. On ikka hea kraam küll hommikul korra, kui on laksud sisse, on kohe energiat teha midagi. Panen YouTube'is midagi käima ja siis veits monteerin ja teen veel arvutus veits neid tööasju. Aga ma arvan, et näeme teiega varsti trennis, ma sain täna trenn ära teha. Ennem kui lähen õe sünnipäevale. Nii, lõunaaeg. Mõtlesin, tulen, tšurra tahab ka tulla õue, muidugi. Mõtlesin, tulen õue sööma. Täitsa, soe ilm. Miks mitte natuke nautida päikest. Nii et, ja tisu. Lõuna söödud, ma mõtlesin, hakkab päikest võtma. Jumala hea, ilm on täna. Ma ei tea, õues näitab temperatuur. Ossa poist, no see on ikka meil ka energiapomm. Õues näitas 11 kraadi, aga palav on. Ehk siis, meie hakkame tšurroga. Ei no ära, tule see paiss. Hakkame tšurroga päikest võtma. Vaat. Ilusat neljapäeva lõunat teile.
No jah. Ai. No, nii käib siis meie päikesevõtt. Vähemalt tal on hea tuju kogu aeg. Järjel kõht on täis ja rõõm on. Oi jumal, sa ju ilastad. See on nagu bokser elab mu siin. Oi. Mine nüüd. Ma viskan, sa jooksed läbi selle aia, ma tean. Ma ei julge visata. Ma ei viska. Nii, sõidame nüüd Lõuna-Eesti poole, õe sünnipäevale. Kokku tuleb täna 3 tundi sõitu. Mul läheb juba 3. nokko, kell on alles 3 saama. Ma arvan, et ta õhtul tuleb veel teha üks. Koolat pole ammu joonud, kusjuures. Mul on see Passionade on praegu selline täielik topp, seda läheb sinna, läheb. Kohe parem olla. Mis ma tegin siis vahepeal? Ma ei tea, kus te nägite mind viimati. Kui päikest võtsin päikest ja siis peale seda ma mõtlesin, et mul tuleb nagu laks sisse või nokad ka samal ajal, kui ma päikest võtsin. Aga peale seda tuli mul uni hoopis. Ja me läksime magama. Tegime lõunaune pool tundi. Ja siis läksin trenni. Trenni ma tegin näidanud, sest sellega läks kiireks. Mul oli vaja juba hakata sättima, tegin kiiret 40 minutit. Natuke rinda ja natukene eilne trenn, nagu te nägite, läks pekki. Või te nägite ainult väikse klippi sellest. Eile oli kohutav trenn. Täna oli parem juba päev, nii ehk siis tuleb üle olla. Ja see ongi siuke väike selline õppekoht või nii-öelda, et kui sul on üks päev raske, see ei tähenda seda, et sa peaks trenni vahele jätma või midagi. Kannatad ära, tead, et järgmine päev läheb paremaks ja kui järgmine päev läheb paremaks, ülejärgmine päev läheb paremaks. Ja niimoodi saabki tulemust, kui sa kogu aeg teed ja pingutad. Ehk siis täna oli juba enam-vähem, tegime rinda, piitsa. Nüüd käime õe sünnipäeval ära, siis on õhtu käes. Ongi vaba õhtu, nii et midagi muud täna ei toimu. Ja homme ja ülehomme uued tegevused juba. Ma arvan, et te teate, mis ma teen, aga eks te siis näete neid, mis me tegema hakkame. Ei midagi uut, kuigi mine tea. Nii et näeme teiega juba, ma võib-olla näitan ka, kus mul õde elab natukene paari klippi sealt, kui me kokki sööme näiteks. Nii et tavaika, näeme varsti. Vaat seda mängumeest. See on siuke tappi ja ma igaüks ei julge temaga kakelda. Aga vaata, võtab kinni. Kuri poiss, vaata. Ai. Pärast vaatab ennast telekast. No nii, saab mängida. On ikka mänguloome. Tšurroga mängida ei oska. Minuga oskab. Ossa, kus mürab. Ai, kus mürab. Vaat, lase lahti nüüd. No nii. Jõudsime koju, kell on juba 9 läbi, aga tahaks midagi enne magaminekut süüa. Kiire süke quesadilla, frapi sisse panen siis 3 juustu, 3 sinki. Nüüd pööran selle omavahel kokku, laksti niimoodi. Voldin 4 nagu siin ja ongi olemas. Väike süke õhtune, ma ei tea, maiuspala. Nii et hea tööd teile. No nii, täna jälle trennis. Teeme Kärtsuga jõuksi, full body. Oi, vaadake, mis mul on. Vaadake seda luksust. Oppa, sellist asja teeb näinki, ma arvan mõned. Nii et täna teeme trenni. Kärtsu möllab, nüüd on minu kord kohe. Ja siis teeme veel käsi ja selga ja ühesõnaga kõike. Järgmine seljaharjutus, ülaltõmbed. Teeme sellise huvitava otsikuga nagu see siin. Väga mugav hoida. Ja siis ma arvan, et seljal rohkem väga ei teegi, läheb muid harjutusi ka. Nii, paneme masine põhja, sest et siin raskused on nii kerged, võiks olla palju parem aparaadid, aga ei ole. Aga teeme sellega, millega teha saab, nii et paneme põhja ja hakkame kütma. Noh, teeme korduste peale, kardiotrenn. 2 olemas. 3, 4, 5, 6, 7. Paneme 3 veel siis. 1, 2. Otsa raks selleks otse siia praegult. Nii, järgmine harjutus, teeme tuharale seda huvitavat masinat ja siis ongi vaikselt juba hakkab lõppema, käsiga natuke peale ja ongi korras. Paljud ei teadnud, kes on must lemmikaparaate ja tunneb, kus tuhar kasvab. Tuhar on üks olulisemaid lihaseid inimesel. Kui me räägime, miks see oluline on, siis väga lihtne põhjus. Tuhara lihas on kõige suurem tugev lihas inimesel. Ja see on üks väheseid või ainuke lihas, kui me läbi lõikame selle, siis me ei suuda ühtegi sammu astuda. Kui me lõikame riie pealt või riie tagant läbi, nooga näiteks piltlikult,
siis me suudame ikka edasi joosta kuidagi. Aga kui me lõikame tõus maksimum suure tohalihase läbi noaga, siis me ei astu ühtegi sammu. Ehk siis see näitab, kui oluline teha tohalihast kõigil inimestel, nii meestel kui naistel. Jep. No anna minna. No. Kärtsu näita piitsa. Opa. No nii. Teeme õlale surumist ja siis teeme kohe peale lendamist. Antid on siin taga valmis, ehk siis kombo harjutus. Saame kiiremini tehtud ja saame tugevama pumba sisse. Nii. No nii, aega on käpad suureks kasvatada, ehk siis paneme jälle masina põhjast. Vähem pole mõtet pannagi, sest ega muidu ei hakka kasvama. Nii, keegi pole ammu teinud, tahtsid need kummid kaasa tulla. Opa, tunned, kus kasvab poiss. Kui pingutad, siis kasvab, muidu ei kasva. Nii et kui käid trennis, siis ei ole mõtet tühja teha seal, nii et tunned kohe ikka, et ai, raske on. Ja kui raske ei ole, siis pane juurde. Ja millal hakkad kordusi lugema, alles siis, kui hakkab lihas valutama. Eks nüüd hakkad lihas valutama, et teeme 3 veel. Jep, 1, 2. No nii, õpilane Kärtsu teeb ka samad harjutust, teeme käpad kasvama, ehk siis viimane harjutus täna. No nii, tulin poodi kiirelt, tahaks mingi chillit. Ma ükspäev käisin seal Vapianos ja mega hea oli, kui see oli seal värske chilli oli sees. Ma ei tea, kus ma leian seda siit. Siin on mingid banaanid, värgid, tomatid. Kuskil ka see chilli ei ole, ma pole kunagi värsket chillit ise kasutanud. Kuskil see peab ju olema. Ma ei tea, kus see on. Äkki siin kuskil. Ei paista, aga ma tean, et see peab ju olema. Siin kuskil nad saavad seda. Ühesõnaga otsime selle chilli üles ja siis äkki leiame ka munales ka ja nii võtame muna siit. Leidsin. Seda ma otsisin igalt poolt praegult. Aga mis vahet on? Võtame seda punast, ma ei tea, ma otsin mingi koti ja panen sinna. Huvitav, kaua see säilib, ma ostaks rohkem seda koju. Mingi nädal ikka säilib ju. Võtame mingi, ma ei tea, mõned 5, 6, 7 tükki äkki. Ühesõnaga jah, otsime kilekoti ja paneme selle sinna sisse. Võtsin mingi 15-20 tükki umbes, mis see klahv oli 11. Pool muidu tasutana, nii et väga hea. Proovime äri, kas sobib sinna hakkliha roha sisse või sobi. Tegelikult mul lõunaaeg ka ja ma ei viitsi kuskil sööma minna, suht kiire on. Marv võtab siit salatibaarist, paneb mingi salati kokku ja hea küll, võtab siit kõige suurema selle karbi ja hakkab vaikselt panema. Ma arvan, et põhiline asi tuleb leida proteiin kuskilt üles. Kus on proteiin? Ehk siis mingi kana või mingit liha, mis see siin on? Vegan, ei veganit taha. No näed sa, inimesed on proteiini üles leidnud. Enamus kana on otsas. Võtame siit seda, mingi koguse seda siit sisse. Oi jumal, see ju ei püsi. No nii, opa. Ühesõnaga, võtame siit mingi kanakoguse. Tahaks mingit valku veel. Äkki siin on midagi veel. Lõhe. Ma ei tea, siin võivad luud sees olla. Ükskord oli luud sees, nii ma seda ei taha. Ühesõnaga, ma panen mingi salati kokku ja siis näitan teile, mis välja tuli. Need apukurgid, mini-apukurgid, need on mega head. Panen neid siia, hoppa. Niimoodi, mis siin veel on. Mingit seda juustuvärki natukene. No nii. Ma ei tea, kas see kõik omavahel kokku ka sobib, aga suht savi. Ära me sööme selle niikuinii. Läheme teisele poole, võtame mingid süssarid ka juurde praegult siit. See on räigelt hea, vaat see. Ma ei tea, mis asi see ongi, mis siin kirjutab. Ühesõnaga siuke värk. Ma olen seda enne võtnud, mulle väga meeldib. Panen selle lakstisi peale. Paneme 200 pulpi. Ja noh, tahaks midagi sellist natuke rasvasem, aga natukene. Pane kulbipastat ka. No ma tean, see asi ei lähe kuidagi kokku, aga see ei peagi kokku minema. Oi, mul vila jooksma juba. Ma arvan, et siuke kiire lõunaamps. Panen midagi veel, neist salatil ma ei taha, see pole minu teema. Ühesõnaga, siin polegi rohkem midagi panna, nii et jääb nii. Nii, lemmik leib ka siit olemas. Võtame ühe selle. Korvis on päris palju asju. 5 karpi mune, siis need, siis hakkliha, kanad. Leidsin siit ka riisi 5 kilo, siin salat ja ühesõnaga läheme otsime nüüd seda lappi leiba ka. Näed, siin ongi see. See on mega hea kraam. Võtame millist võtta, võtame selle täistere oma. See on väga hea, nii et läheb see korvi. Läheme edasi. Ma tahaks mingi müslit ka, sest ma panen müslit sinna kohupiima peale ja opa, see on mul üks siuke topp, aga vaatame, äkki siin midagi veel põnevat.
tundub, et jääb see vana ja klassika kindla peale minek. Jube mugav on see kassa siin. Ise piiksutad, möllad. Viimane asi. Oot, kus ta läks? Nii, riis läks läbi. Pool muidu jälle. Nii et laome kokku ja korras. Nii näitan teile täna 2 driverit, enda kõige võimsamat driverit. Ja see arvan uut varas sünnipäevakingitust sai kätte juba oma driveri. Proovin tema driveriga teha 1-2 lööki ja siis enda omaga vaata, mis tunne on. Käes on küll juba mõnus tegelikult. Täitsa normaalne asi. Mul on hoopis teistsugune driver, ei saa neid 2 ei saa omavahel võrrelda, aga väga mõnus on lüüa. Täitsa nagu siuke, nagu kiiras on, AI ise lööb. Ja nüüd panen enda driveri ka puraka. Näe, 240 meetrit. Siuke väike kõks, 260 hoopis. 260 meetrit Sarani driveriga, nii siukse kõksuga, eks Saran peaks ka lööma 260. Ma ei pannud jõudu sisse, aga nüüd see minu driver. No see on hoopis midagi, kes teab golfist, siis see on 4-kraadine driver, Saran on 10,5. Ma arvan, enamus ei ütles mitte midagi, aga no nii, täiesti otse ja kohe vaatame, ka palju see lendas. 298 meetrit, eks minu driver on vähe võimsam, aga äkki löök oli ka parem. Aga mis siis on nagu, kui keegi ei tea, mis asi driver on golfis avalöögi jaoks, esimese löögi jaoks ainult, ehk siis eesmärk on lüüa nii kaugele avalöök võimalik, ehk siis greenile välja, mida kaugele löötad ja otsemini seda parem on. Mõtak. Nii, reede õhtu on käes ja hakkame tegema kookist. Homme Sarani sünnipäev ja ma on iga aasta talle teinud toorjuustu kooki. Siiamaani ma teen talle golfi teemalise nii-öelda golfi pildi nendest martsipanist peale, aga see aasta ma teen natuke teistsuguse, ei ole golfi oma, nii et lõpupoole näete, mis siit välja tuleb. Kogu seda protsessi ma ei filmi, aga keda huvitab, milline see kook tuleb nii-öelda Instareelis on mingi aeg üleval see kogu selle koogi retsept. Ja nii, et kuidas ta valmib, mis esiteks, teiseks ja kolmandaks ja nii edasi. Nii, väike möll käib, te ei näingi, kuidas siin küpsist lendas, aga seda näete varsti Reelsis Instagramis, nii et pange Instas follow ja näete vähti huvitavat kokavideot. No praegu Tšurika on mul siin abiline, äkki kukub mõni küpsis otse suhu talle. Et jah, või on väikest sulanud, kartsame põhjakat tegema, nii et korralik möll on siin laua peal käinud vahepeal juba. Küpsist jagub. Kätega purustad, tunned kohe, et näpud hakkavad juba ära vesima. No nii, panin miksi tööle, sama ka tõmban ise seda šokolaadi potipuuda. Ja mul lemmik tegevus, oi kui hea. Valge šokolaad ja tume šokolaad kokku panna. No Kinder Bueno, või see on mis iganes, ülaks munana. Räigelt jah. Ma arvan, mingi paar tundi kindlalt olen siin möllanud selle koogiga. Ja ütleme nii, et hakkab valmis saama see kunstiteos, paneme siit natuke pärleid juurde ja tehtud ongi. Arvata on, et tuleb järgmine aasta golfikook teha, ma ütlen, see golfikook on isegi lihtsam kui see. Ma mõtlesin, ma teen mingi lihtsa asja, et see on nagu, mis siin teha on, et siin nagu ei olegi midagi teha, aga tuleb välja, et see on päris keeruline neid roosikesi siin möllata. Ma panen natuke siia pärli peale ja see on nagu, mul nüüd tuleb mitmest augus korraga juba. Nii et homme küünla peale ja ongi olemas. No nii õhtsugi aeg. Täna teeme siis, mina teen kanafileed endale koos selle Tatra Helbe pudruga. Pudru ja Tatra Helbe pudru. Ja siis täna ostsin poest, nagu te nägite juba, chillit. Tahaks kohe proovida, no kui chilline ta siis on. Võtsin kohe mingi 20 tükki seda. No ühesõnaga terve hunniku. Teeme teist testi, ma arvan, ma pole mitte kunagi niimoodi paljalt seda chillit söönud. Kui hull see ikka ole saab. No väikse auto. Esim maitsen nagu paprikas. Sassia. See on ikka õige asi või? Punane chilli. See on ju. Näh. Kas see seemned on siis pipersade? Ma ei tea, ma olen nii kõva vend või ma ei tea mitte midagi aru. Täiesti lamp ju. Skämmi sain ju. See küll mingi piprane asi ole. Aga kuna akti terve pipar läinud. Ma mõtlen, et see on ikka mingi ülikange värk.
Nagu sööks mingi paprikat, no. Ma ei tea, kergelt võib-olla midagi tunned, mingi sööb ei see ka ära, arvad, see on pipranekene. Täiesti lamp. Ühesõnaga ma mõtlesin, ma panen ainult ühe siia toidu juurde, ma panen mitu tükki siis. Aga jube ilusad on küll, neid vaadake, no. Mega ilusad õied. Äkki mingi väiksem on kangem. Ma ei tea, ma võtan väiksema ja suurema. Ühesõnaga ma panen 3 tükki neid sinna toidu sisse endale. Küll. Mis asja, no? Suured hakka proovida. Ei saa, sul kindlasti suu õhetab pärast. No nii, kana juba möllab. Opa, nähid, jah? Nagu pannkooki flipid. Opa, nii, täna oleme Pärnus. Ilge tuul on. Laupäeva hommik on. Tulime juba 9 paiku rajale. Oh, jumal, täna on niisugune. Siin tagapool on nagu, pärast on 6 rada, see on enam-vähem, ma ütlen, niisugune tuult on veits vähem, aga räige torm on täna, mere ääres ka Pärnus, aga vist on iga pool Eestis täna ilge tuul. Tšurral meeldib, kõrvad lendavad ja lõhnasid on rohkem, nii et talle vähemalt sobib see tuuline ilm, aga mulle küll ei sobi. Drive'id on pikad, palju tuli? 214 lõi drive'i. Ühesõnaga drive'id vähemalt lendavad, kui on tuul tagant. Kehva löögiga üle 200 Saranil pole paha. See mees on räige memmekas, poeb kogu aeg kaissu, ei taha lasta mängida. Saaks ainult kaisutada, kaisukaru. Ma vaatan, tuleb jälle siit poeb jälle kuskilt hopsti vahet läbi. Ta tahab ise roolis olla vist. Oi, jah. No nii, näitan teile Sarani lööki kohe peale. Teen rajalt mõned klipid lihtsalt täna. Hopsti ei näe, kuhu lendab, aga ilusti greenilist. Kui siit zoomida, siis paistab seal. No nii, 7. rada, 490 meetrit, päris pikk rada. Siit ei näegi peaaegu lippu, ühesõnaga võib täie kanda minna. Peaasi, et läheb lihtsalt õiges suunas. Oi, kuule, väga hea löök. Kui praegu löök välja tuleb, siis võib päris kaugele lennata. Tuul on päris tugevalt tagant. Ilus rahulik löök, aga ma ütlen, tuul ikka kannab. Päris hea. Saranil 236 meetrit rahib. Siin on väike kõks, päris äge. Ma arvan, et ise ei teagi, et ta nii kaugel lõi. Kohe saame teada, vaatame, mis emotsioon tuleb. Praegu on siuke veas juba, et noh, palju on. Opa. Veel siin tüm käib ja elu on ilus. Nii, mul lendas 292 meetrit. Siit lipuni, mis ta näitab, 167 meetrit. Väike kõksi kohal. Rada 7, golfiauto number on mul ka täna 7, ehk siis mingi õnnevärk või. Elu esimene Eagle'i võimalus, mitte elu esimene võimalus, aga äkki tuleb elu esimene Eagle. Ma isegi natuke mõõdan siis neid asja, et tahaks ükskord elust saada Eagle. Sükest asja on võimalik saada, ma arvan, 2 greenil, 500 meetrisel rajal, umbes 500 meetrit oli. No ikka päris pikk putt on, aga vaatame. Keerab suht palju. Okei. Minu arvast. Ai! No see oli napikas, aga vähemalt oli ilus vaadata. Ja no mis see pöördi siit ära teha ei ole, siis võib 2 jala vahel panna, ma arvan. Opa. Pöördi olemas. Ma rahul. 1 linnu on käes vähemalt. Opa. No nii, rajal 304 meetrit. Päris hea pikk löök. Viimane rada, 18. rada. Väike chip ja ongi tänast mäng läbi. No nii, Kädi, kuidas kommenteerid? Ei taha vaadata enam minu poole, nii väsin poiss. Tšuurik. Nii, tere pühapäeva hommikut teile. Kell hakkab saama 8 ja meie oleme jälle raes. Hakkame golfi mängima. Vaata, kui rõbus saab olla pühapäeva hommikul õnnelik, et saada golfi mängima. Tegelikult selle lõbu nii-öelda taga on see asi. Ma just ennem mõtlesin, et kuradi elus, et miks ma pean iga hommik tõusma mingi 6 või 5, et minna golfi mängima ja siis tegelikult on mul terve päev ka vaba veel teen trenni. Ja miks ma piinen ennast nii palju? Võiks rahulikult magada ja nautida elu.
voodis pikutades, aga ei, ikka tuleb minna jälle golfi mängus, teist suvi nii lühike ja miks mitte teha seda hommikul vara, sest päeval on kahtlased inimesed golfis mikski pärast, ma ei tea, nii on. Aga tuleb tore päev, aga ma teile väga palju tänasest päevast näitas, ma üle vaatasin juba, panin seda vlogi kokku, mida praegu vaatad, seal peaaegu 40 minutit sai seda asja, et läheb paljuks, nii palju ka ei saa teile näidata elu. Oi, siin on ilus, isegi päike peal tõusnud, kui tunnen. Robotid niidavad, autod on ikka lahet, siis ma tahan ikka autoga sõituda, ma tahan minna juba kohalik, pärast ei kedagi kohalegi, vabalt võib olla küll nii vähe ju. Oi, musi ma lähen enda autoga rajale, sest mina jala ei lähe. Ma pole sellega arvestanud, et ma lähen jala täna. Vaat see on ainuke hea pluss ma praegu, et ma sõidan autoga seal golfis, et kui ma peaks jalutama nagu Sarad jalutab seal käruga, siis ma võib-olla ei tulekski siia. Sest ma ei... Hommikul ei viitsi jalutada ju. Päeval võiks, aga hommikul ei või. Ehk siis... Ma näitan teile midagi veel täna, ma arvan. Muidugi kõik emad, kes te vaatate mind, ilusat emadepäeva teile, nautige seda päeva ja olge oma perega. Nii, vaadake, Sara on uut kotti, mega ilus. Aga oleme siin, ma ei teagi, mitmes rada, see on 12. rada, kõik ilusam rada, sõber kädi mul siin pikutab. Ülimõnus ilm täna, täitsa lõpp, 0 tuult, väikselt hakkab päike ka välja tulema, ühesõnaga mega värk Texas. Nii, Tšuri on esimest korda lahti seal golfis, paneb hullu, ma varsti hakkab ujumas käima siin. Kus ta nüüd lähed? Naudib täiega, juhti paneb mul siin, otsib palle ja ma mingi pall või. Aga üli tubli on täiesti lõpp, kuulab sõna, läheb kriini äärde, viskab pikali ja ootab meid seal. No ikka, ta praegu mõtleb, mida pekki, miks ma auto peale ei lase seda, ma ei viitsi enam jalutada. Tule siia, näita, mis sul on. Mis sa said? Mis sa said? Näita mulle, anna siia. Ja mis sa said? Golfipall, seda ei tohi mängida, ainult tennispalliga tohib mängida. Ta ootab, viska. Ei viska, seda ei tohi mängida. Paha kuts oled. Nunnu oled, aga seda ei tohi püüda. Et see meelde, see ei ole mängupall. Mine jokse! No, Tšurra, näitate, mine autosse ja kohe läbi autosse. Hopp, autosse. Hoppa. Vend on ju geenius lausa juba. Mega lahe. Aga nii hakkab tänane päev lõpuks läbi saama, kell on küll 2 vaja jõukalt ka teha ja süüa ja tegemist on palju, aga jõudsime golfis koju täna, siuke pull, et lõin oma driveri varre jälle pooleks. Selle aasta esimene, aga ma arvan, et hakkab minema vaikselt. Ehk siis läheb kulukaks see golfijala, ma arvan, see aasta. Aga eks neid ikka läheb, kui jõud on, vaata, siis hakkab minema, ega ei ole hullu. Äkki saab kuskilt jälle uue ja saab jälle peksta puruks, nii et... Või kuuleme see, et ma nagu oleks siis, ma löön vasta maad või et läheb sellest puruks. Ei, lihtsalt löögi hetkel jõud on nii suur ja sel hetkel muutub ära. Aga tõmbas vlogi kokku, aitäh, kes vaatasite, like, subscribe nagu öeldakse ja näeme juba järgmine kord pühapäeval nädala pärast.